Täistunni järgmine kangelane on nagu happy hour lemmikpaaris. Lõbus, vaimukas, hariv, irriteeriv, meelt lahutav, alati oodatud ja alati topeltkoguses. Tuleb vaid hoolega jälgida, et üle ei doseeriks. Linnar Priimäega läksime tema monumentaalsest kunstiraamatust otsima ilu. Seda ajatut ja hoomamatut absoluuti, mis ühtaegu kunsti ülim põhimõte ning selle eesmärk. Kas see meil ka ülesõnnestus leida ei teagi, kuid jutt sai huvitav, tegi maailmale 7 tiiru peale ja puudutas natuke kunsti ka. Aga veenduge ise. Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne. On ebatavaliselt soe ja päikseline aprillipäev. Punguvail, peatset tärkamist täis puudel sädiseb lärmakas linnupulm. Õhus on ootust, kevadet ja kunsti. Ning läbi selle ekstaatilise pillergaari pressib mõõdetud sammuga lossi poole täistunni valge rüütel, äsja sünnipäevaks monumentaalse kunstiraamatu valmis kirjutanud Linnar Priimägi. Sulle meeldib oma sünnipäevi enda kirjutatud raamatutega tähistada? Mulle palju rohkem meeldiks, kui teised minu sünnipäevi tähistaksid minu kirjutatud raamatutega. Linnar, mis sind selle raamatu kirjutamiseni viis? Mis sulle selle impulsi tõuke andis? Eks ikka teosed, aga veelgi olulisem on käia neid mõttekäike, mida see kunstnik on oma teosega sisse juhatanud tuleviku jaoks. Mida me õpime siin sellest teosest, mille ta meile on jätnud ja mille aeg on säilitanud, ega aeg ei säilita tühjatähke, aeg säilitab neid asju, mis kõnelevad. Ja sellepärast ongi siin selle raamatu alapealkiri 105 kõnekat teost. Kunst koosneb ainult teostest. Kunst ei koosne kunstnikest. Kunst ei koosne poliitikutest. Kunst ei koosne majandusest. Kunst koosneb teostest. Kõik, mis ei ole teos, ei ole kunst. Kas kunsti on meie ümber täna liiga palju? Kunsti ei ole iialgi liiga palju. Meie ümber on liiga palju varastamist ja lollust, aga kunsti ei ole selles mõttes iialgi liiga palju. Ja kuni inimesed tegelevad kunstiga ükskõik mis tasemel, nad vähemalt ei süsti ega röövi. Kellele see raamat mõeldud on? Minu kutse ja võib-olla ka kutsumus on olla koolmeister. Ma ei pääse sellest. Muidugi on minu jaoks on see õpik, ma kirjutasin seda selleks, et ise targemaks saada ja inimesi targemaks teha. Ma kirjutasin nii lihtsalt nagu Lenin, ma püüdsin. Ja, ma ei ütle seda ilma asjata, sest Lenin luges Krupskajale ette oma artiklid ja Krupskaja ütles talle, et kuule, et see on liiga keeruline, et lihtrahvas ei saa sellest aru, ütle midagi. Ütle kuidagi. Kes sinu Krupskaja oli? Mina ise. Ma pidin olema kolmainus Linnar Priimägi, Lenin ja Krupskaja ühes isikus. Linnar käsitleb oma mahukas teosest tõepoolest paljusid väga erinevaid teemasid. Näiteks nagu kunsti ja propaganda suhteid. Kunstnik erineb propagandistist selle poolest, et propagandist levitab võõrast sõnumit, aga kunstnik levitab oma enese sõnumit. Propagandist on kellegi teenistuses, kunstnik teenib iseennast ja kunsti. Siis sa oled puudutanud siin selliseid teemasid muuhulgas, mis tänapäeval ühiskonnas väga valjult kõne all on. Üks peatükk on siis Viiralti Neegri pea ja sa ütled, et tänane trend kunstiteoste sisu ümber mõtestada, neid ümber pealkirjastada on täiesti kuritegu. Jah. Seda nad tahavad nüüd teha, ma ei tea, kelle ees nad poevad, et neeger ei kõlba enam ütelda, just nagu see ei oleks meie emakeel. Kunst on kaitseala. Mingit poliitilist korrektsust kunstis ei ole, kunstis kehtivad ainult kunstiseadused ja üks kunstiseadusi on need, et pealkiri on teose märk. Hoolimata sellest me näeme, et Agatha Christie vaadatakse ümber, Astrid Lindgren vaadatakse ümber. See on ülemaailmne idiootsus, ma olen seda korduvalt öelnud ja avalikult ka öelnud, see on ülemaailmne idiootsus ja mina seda mängu ei mängi kaasa. Julgelt ja provokatiivselt vaatleb Linnar oma raamatus ka erootikat ja pornograafiat kunstis ning vastab meelsasti ka küsimusele, miks. On 3 ametit, kus ei tohi karta alasti inimkeha. See on kunstnik, arst ja saunanaine.
Aga miks jätkuvalt loojaid, kultuuriinimesi, kuidagi erootika üldse käima tõmbab? Sest see teeb inimestele hea tuju. Kas oled märganud, et kui inimene vaatab pornograafiat, siis tal mitte tuju ei lähe halvemaks, vaid tuju läheb paremaks. Jah. Oleksin mina kuskil asutuse juht, ma teeksin kella 10–11 kohustuse, kõik vaatavad pornograafiat, pärast seda töötavad palju parema meelega lõbusamas olekus. Jah. Sirvimäe autori selgituste saatel Raamatut edasi tunnen, et täitun teadmistega nagu õhupall. Et jutust käib aga läbi ka Estonia teater, kasutan võimalust ja uurin tema seisukohta sel kultuuri arengut puudutaval kuumal teemal. Paraku ei ole ma näinud Estonia teatris mitte ühtegi niisugust etendust või lavastust, mille kunstiline kvaliteet õigustaks mingisugust hoone laiendust. Ei ole vaja seda ehitust. Milline sinu arvates üldse laiemalt on elus kunsti funktsioon? Kunstil on üks ainus funktsioon. Ma nimetan seda iluks. Esimene ilu on see, mis on nagu kõikidele inimestele äratuntav. Aga ilu teine aste, mis sellele ehitub ja mis sealt lähtub, on uhkustunne selle üle, et sa õilistud enamaks kui tavaline inimene. Et sa kaugened loomolekust ja lähened jumalolekule. Pärast kontakti suure kunstiga peaks inimene olema teistsugune kui enne. Ta peaks olema õilsam, ta silmavaade peaks olema avaram, selgem ja säravam, sellepärast, et ta on rohkem inimene. Teeme veel mõned poseeritud ilukaadrid ja siirdume terrassile kevadpäikeses laisklevat Prantsuse aeda imetlema. Silmad barokist kissis, suunan klassikagurmaani mõtted inimese loodud teoste ja tehisintellekti kujunemisjärgus suhetele. Kuidas siis tulevikuloojad AI-ga koos peaksid hakkama saama? Kas AI saab olema neile abimeheks või AI võib olla ka ju... Kas pole abi midagi, see on ju arvutimäng. Ega see ei ole kunst. Sellega saab taastoota... Mida kunst ei ole taastootmine. Kunst on looming. Aga arvuti ei ole võimeline loominguks. Tal ei ole kujundlikku mõtlemist. Tal ei ole isiksust, mis on kunsti puhul tarvilik. Ta ei oska püstitada iseseisvalt endale kunstilisi ülesandeid. Ta ei taipa mitte midagi irooniast. Ta ei tea, mis on all tekst. Kõik see, mis moodustab kunsti, on arvutile kättesaamatu. Praegu. Ja tulevikus ka. Sellepärast, et arvuti ei tee mitte midagi niisugust, mida temasse pole pandud. Nagu pidulauas, kus esimesele toostile järgneb kiirelt teine, ei kulu meilgi kaua, et moodsate tehnoloogiate juurest moodsa muusikani jõuda. Küsin Linnarilt, teab ta, kes on Tommy Cash? Ma ei taha seda nime kuulda. Minu meelest ta rikub juba tema olek ja kõik. Ma ei taha temaga üldse tegelda, ma ei taha teda teadagi seda nime. Minu meelest, mul on ta ebameeldiv ja minu meelest ta alandab nagu inimeseks olekut. Aga paljud püüavad tema loomingut lahti muukida kui kultuurinähtus, et ta oma loomingus seob erinevaid kultuurižanre. Lasku need paljud siis käia. Vanasõna ütleb asinus asinum kaud, et eesel tunneb ikka eesli ära. Nii et meie lävepakud kipuvad olema teinekord madalal. Nõudlikkust ei ole. See on üldine kunsti probleem. Eriti teatrist torkab see silma. Nüüd joostakse tormi mingisugustel rahamaadel ja rahvas on hulluks läinud, vaatavad igasugust asja. Isegi mitte see ei ole vajalik, et ma vaatan seda sellepärast, et ma tunnen ära, et see on nagu minu elust, et ma olen ise elus seda kogenud, mida ma laval näen. Vaid nüüd on see, et ma tunnen ära selle, mida ma ajalehest olen lugenud. Siit kerib jutt ühiskondlike arengute juurde, mida Linnar samuti teraselt jälgib. Muretsen oma lastelaste pärast. Mis maailm neid ootab? Meil on 2 kriisi. Üks on isiksuse kriis. Ei ole enam mastaapseid riigijuhte. Ei ole Lennart Merd, ei ole enam Edgar Savisaart, kes need olid, kui nemad tõusid püsti, siis rahvas läks nende järel, kui nemad hakkasid minema. Ja? Michal tõuseb püsti, hakkab minema, läheb üksi. Mitte keegi ei tule talle järele. Ja teine on seadmiste puudus. Mõtlemist oled sa elu jooksul kogu aeg hinnanud?
Jah, aga mitte igasugust, vaid niisugust produktiivset mõtlemist, mis kuidagi rikastab. Ja nüüd ma vaatasin, kes see on, see rumal naine, see kirjutas, et koolis lastele ei tohi mitte fakte õpetada, vaid mõtlemist. Seda faktivaba mõtlemist on meil üleval seal Toompeal nii palju, et seda ei ole tarvis lastele enam hakata nüüd juurde õpetama. Mõtlemine ilma faktita on nagu silla ehitamine ilma kallasteta. Sa pead silla millelegi toetama, et neid pooli ühendada või fakte ühendada. Ma mäletan, ükskord tuli mul ülikoolis sisse astuma, tuli üks tüdruk, kes teatas, et temale meeldib ajalugu. Mul lõid silmad särama. Ma ütlesin, saak on käes ja küsisin talt, mis juhtus aastal 1453? Ei, mulle meeldib ajalugu rohkem nagu ühtlane jutt. Niisugust ühtlas juttu tahetakse need lapsi panna ajama ilma faktideta, taevakene ju. Ümarat, sisutut juttu pole Linnar kunagi sallinud. Julgust, iseseisvat mõtlemist aga toetanud alati. Ja õpetajana on ta läbi elu range ning nõudlik olnud. Oma üliõpilastele ma keelasin näiteks arvuti loengusse tuua. Kui teil ei ole vihikuid, siis ma toon teile vihiku ja ma tõesti võtsin kohe paki vihikuid ja tõin neile niisuguste lehtedega, mida ei saa välja rebida. Ja, et kirjutate siia, konspektid, ma kontrollin kõik üle, käsitsi kirjutate, sest siis ma tean, et see jääb meelde. Linnar on kevade laps ja nagu kunst või kirjandus, kevad teda tiivustab ja paneb hõiskama. Ega mulle see vara kevad väga ei meeldigi oma tujukuses ja muutlikkuses, aga minu kevad on maikuu kevad. See Goethe mailaul, wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und 1000 Stimmen aus dem Gesträuch. Kui puud lähevad lehte ja õide. Ja, sirelite õitsemise aeg on minu kevad. Linnar, ma olen kogu aeg tahtnud teada, miks sa kannad läbi aastate põhimõtteliselt ainult valget? Et puhtad riided seljas oleksid kogu aeg. Sina paned siin endale sinise ja sa ei teagi, kas ta on sul must või on ta sul puhas. Mina tean kohe, kui mustaks läheb. Aga valgel on ju eri kultuurides erinevaid tähendusi. On jah, mis siis? Eesti kultuuris tähendab valge Linnar Priimäge. Jätame valge patendi meeleldi Linnarile, sest oma kraali, absoluutset ilu nii kunstis kui elus, saabki ilmselt otsida vaid rüütel valges. Teekond kestab ja meie oleme tänulikud, kui mõne tulevase peatuse vahe koos korüfeega kaasa saame sõita ja meile avaneb kogu ilu oma täiuses. Nii rafineeritult kui selle 50 varjundis.